Aga mis siis, kui ma ütleksin teile, et lahutus võib olla hoopis otsetee õnneni? Kõlab natuke vastuoluliselt, eks ole? Tänase ülevaates sukeldumagi täpselt sellesse keerulisele ideesse ja uurime seda kaasaegsete suhtede debatti, mis on tegelikult täis igasuguseid üllatavaid pöördeid. Okei, alustame koheva numbriga, mis paneb ilmselt kulmu kergitama. 53%. Just nii suur on nende naiste osakaal, kes enda sõnul on pärast lahutust palju õnnelikumad. Ja see pole mingi väike muutus, eksele. See on ikka täiesti elumuutev kogemus enam kui poolte jaoks. See paneb ju mõtlema, kas pole, et kas lahutusest ongi saamas see uus ootamatu tee isikliku rahuloluni? Mõned on hakanud seda nimetama lausa suureks lahutuseks ja me kohe uurimegi, mida see tegelikult tähendab. Mis siis tegelikult selle uue vabaduse ja õnnetunde taga on? Lähme vaatame sügavamale, et mõista, miks just naised tunduvad siit kõige rohkem võitvat. Nii, miks siis selline suur õnnekasv? Põhjused on tegelikult päris sügavad. Naised räägivad vabanemisest nendest igapäevastest konfliktidest, vabadusest keskenduda oma karjäärile ilma igasuguse süüttundeta ja võib-olla kõige olulisem, see tunne, et sind nähakse lõpuks ometi sinu endana, mitte ainult kellegi naise või emana. See on vabanemine sellest nähtamatust vaimsest koormast, mida nii paljud kannavad. See kõik kõlab ju peaaegu liiga hästi, et tõsi olla, eks? Aga see ongi ainult pool loost, sest meeste jaoks maalivad andmed hoopis teistsuguse, palju süngema pildi. Ja just siin tekibki see, mida võiks nimetada õnnelõheks. Nii, vaatamegi siis lähemalt seda kahe täiesti erineva kogemuse lugu. Ja siin ongi kogu selle debati, põhipinge. Kuidas on võimalik, et üks ja sama sündmus, abielu lõpp, tekitab nii vastandlikke tundeid? Samal ajal, kui üle poole naistest leiab justkui uue hingamise, näitavad uuringud, et mehed on kõige õnnelikumad just abielus olles. See paneb küsima, mida mehed ja naised abielud tegelikult ootavad ja saavad. Ja siia lisandub veel üks number, mis on ausalt öeldes päris šokeeriv. 80%. Mõelge korraks, see on 4/5. Just nii paljudel juhtudel on lahutuse algatajaks naine. See pole mingi juhus, see on ikka väga selge muster, mis peegeldaks seda rahulolematust, millest me just rääkisime. Okei, õnne otsimine on muidugi arusaadav, aga me ei saa mööda vaadata lahutuse teisest, palju karmimast poolest. See pole kaugeltki alati mingi roosiline tee. Ja see pole mingi kuiv teooria. Üks meie allikmaterjalide saatejuht, kes ise on selle kõik läbi teinud, annab päris karmi hoiatuse. Ta ütleb, et me oleme hakanud lahutust idealiseerima, aga tegelikkus on midagi hoopis muud. Ja see valu pole ainult emotsionaalne, eks ole. See on ka reaalne rahaline pinge, mis võib olla täiesti laastav. See on jagatud hooldusõiguse keerukus, mis kisub peresid tükkideks. Ja muidugi, kõige keskel on lapsed ja küsimus, kuidas see kõik neile mõjub. Ja just see laste teema ongi ju tihti kõige valusam. On olemas väga tugev argument, et lapse tuleviku jaoks polegi midagi tähtsamat, kui ühtsed koos tegutsevad vanemad. See on see stabiilsus, mida lahutus paratamatult raputab. Ja nüüd veel üks üllatav leid, mis on seotud rahaga. Loogiliselt võiks ju arvata, et kui naine on rahaliselt iseseisev, siis see just tugevdab suheteks, aga üks Euroopa uuring näitas täpselt vastupidist. Niipea kui naise sissetulek ületab poole pere omast, kasvab lahkumineku risk. See on täielik paradoks ja see räägib nii mõndagi meie ootustest ja rollidest, mis on muutumises. Kõik see kokku viib meid ühe sügavama, peaaegu et filosoofilise küsimuseni. Kuidas me üldse tänapäeval suhtele läheneme? Kas me oleme valmis pingutama või otsime lihtsalt kergemat väljapääsu? Ja see on mõte, mis jääb kummitama. Üks raadiokuulajat tabas selle tunde täiesti nääla peal pihta, kui ta võrdles meie suhteid tarbekaupadega. Trööstuses on selle jaoks isegi oma termini – planeeritud vananemine. See tähendab, et asjad ongi ehitatud katki minema, et sa peaksid uue ostma. Ja nüüd see hirmutav küsimus. Kas me oleme hakanud sama asja tegema ka armastuses? Kas me alustame suhteid juba kuskil alateadvuses ootusega, et need nagunii ei kesta? Ja see viib meid päris karmi järelduseni. Võib-olla ongi nii, et meie tänapäeva ühiskond annab rohkem põhjuseid lahku minna, kui koos püsida. On justkui lihtsam loobuda, kui pingutada. Ja see on valik, millega me kõik ühel või teisel hetkel silmitsi seisame. Ja see jätabki meid õhku viimase natuke provokatiivse küsimusega. Maailmas, kus meil on lõputult valikuid ja kus me tähistame iseseisvust ja isiklikku õnne, kas me oleme selle kõige täigus unustanud, kuidas parandada asju, mis on katki läinud? Sest lõppude lõpuks võib-olla ongi need kõige väärtuslikumad asjad elus just need, mille nimel me oleme valmis võitlema ja vaeva nägema.